Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere head raadiokuulajad, käes on 5. oktoober, mis tähendab oktoobrikuu esimest digitundi ja me räägime ikka tehnoloogia uudiseid, kommentaare sellest nädalast, eelmisest nädalast ja mina olen saatejuht Ants Lõugas, Henrik Roonemaa teine saatejuht ja meil on külas täna Glen Pilvre, meie sage külaline. Peaaegu et saatejuht. Peaaegu, väga lähedal sellele. Paguneid veel ei saa, aga kui sa siin 10 aastat veel käid niimoodi, siis me nimetame ka sind saatejuhiks. 20. Aga millest me räägime? Me räägime sellest, et väljas on uus Google'i telefon, mis võiks olla üks selle aasta ägedamaid telefone. Ja lisaks on väljas uus Chromecast, mida täitsa võib soetada ja miks, sellest me räägime. Siis räägime suurest hulgast erinevatest randa peale pandavatest asjadest. Meil on nutikellasid siin stuudios juba praegu päris palju ja katame ära Huawei, Samsungi ja Apple'i. Meile laekus vahetult enne saadet kuulaja küsimus, kas kohe täna võiks minna poodi ja osta iPhone'i ja või peaks ootama uut ja või 5G'd. Ja üht-teist veel. Digitund. No hakkame siis uudistega otstest peale ja kui me võtame selle, mis eelmisel nädalal tarbija elektroonikas, nutitelefonide vallas oli uut, siis kindlasti on Google'i telefoni esitlus juba ammu oodatud. Pixel seeria uusim korralik mudel on siis kannab numbrit, ei midagi üllatavat, Pixel 5. Ei olnud ühtegi mingi 5050 XL Pro Mega või midagi sellist, aga Google Pixel 5 lihtsalt. On siis järjekordne seeria sellest puhta Androidi telefonid. Jah, no mulle tundub, et mina olen siin saates see, kes võtab kogu oma honorari ja siis regulaarselt kulutab seda Google'i suunal. Ma tean, et sa saadad selle honorari sinna teele, aga sealt tuleb harva vastu. Aga tooteid ei ole jah, et minu meelest selle Pixel 4a ma tellisin augusti, kohe kui ta tuli. Ma ei mäleta, kas see oli augusti algus või augusti keskpaik või midagi sellist. Mitu kuud on vist juba. Ja siis iga 2 nädala tagant ma saan kännuka käest e-maili, kus väga kenasti palutakse vabandust, et Google jälle lükkas tarnetähtaja edasi ja jälle, et ta pidi tulema septembri keskel, siis pidi tulema septembri lõpuks kindlasti ja siis viimane tärmin on viimane kiri, mis ma neilt sain, oli juba natuke lootust kaotav. Ma tõesti ei tea, kuidas ta tuleb. Telli parem 5 ära. Ma tellisin ka siis nüüd täna hommikul siin istudes saadet ette valmistades, saatsin oma raha jälle Google'i poole teele ja tellisin siis ka 5 ära, et üks päev... Optimism on vankumatu. See on mingi selline skeem, aga mida sa siis tellisid selle raha eest? Ma siin üritan lugeda, ma saan aru, et on nagu üks mobiiltelefon, seal on kaamerad ja ekraan ja isegi sõmeel ja lugeja pidi olema. Ja, mina ei tea, mulle on need Pixelid ikkagi aastaid meeldinud ja siis ma olengi selline rumal, hästi naiivne inimene, kes iga kord, kui see Pixel tuleb, jääb uskuma, see on natuke nagu selline vägivaldne suhe, et sa jääd iga kord jääd uskuma, et nüüd ma olen ausalt nagu kõik oma vead ära parandanud, et nüüd ma olen parem. Sellepärast, et siiamaani mul on neid Pixeleid ikka olnud, enne neil oli mingi muu nimi, mäletate või mis? Jaa, mäletame, aga hetkel tule meelde. Ei tule meelde, eks ole. Ma tean seda nime, jah. Selle nimi oli, jah, varsti ütlem. Siis mul on aastate jooksul neid olnud ja neil on mõned sellised nõrgad kohad olnud võrreldes konkurentidega. Üks selline läbiv joon on Nexus, õige. Üks ja läbiv joon, mis on olnud väga kehva, on olnud aku. Ja nad ikka aastatega suudavad taas ja veel üllatada sellega, et aku on kehv. Nüüd näiteks Nexus 5 vist oli, ma mäletan, selline telefon, mis mulle õudselt meeldis. See oli väga hea Nexus muidu, jah. Ja aku, ja 3 päeva pidas vastu. Ja nüüd siis viimane oli see Pixel 4, mis mulle väga meeldis, aga sellel olid siis niimoodi, et need ekraani servad olid väga vanamoodsalt sellised suured üleval ja all. See lõug ja laup nagu. Ja aku oli nii väike pandud, et see ei ole isegi naljakas mitte, et see tõesti oli väga väike aku. Ja nüüd siis 4A parandas osa nendest probleemidest, aga mulle tundub, kui ma nüüd peale vaatan sellele Pixel 5-le, et on šanss, et ta nüüd tõesti ikkagi käitub nii, nagu ta tõotab, et aku on pandud minu meelest lausa väga suur sinna sisse, nüüd on 4080 milliampertundi ja Pixel 4 oli 2800.
ja põhimõtteliselt sama klassi telefon, eks ole, sama suur enam-vähem. Ekraan on tal suurem kui Pixel 4-l, telefon ise on väiksem, sest nüüd on ekraan servast servani ja telefon ise on jupimaad kergem. Ja külge on pandud lainurkkaamera, mis on, ma arvan, oleks peamine etteheide Pixel 4a-le peale selle, et teda ei õnnestu kuidagi nagu soetada. Et mulle tundub, et see on täpselt selline Pixel, kus nad on võtnud kogu selle nimekirja ette, mis on eriti lollisti tehtud minevikus ja otsustanud, et okei, teeme need asjad korda. Samas muidugi peaks nüüd vaatama seda nimekirja sellise kriitilise pirguga, et tegelikult nimekirjast pole ikkagi mõtet rääkida, sest kõik need asjad, mis siin on kas olnud konkurentidel olemas või on konkurentidel paremad. Et ma vaatan siin laadimiskiirus 18 vatti, no see ei ole mingi kiirlaadimine, olgem ausad, siis on 10 vatti juhtmevaba, mis ka väga kiire tegelikult ei ole. Siis ma vaatan ka ühesõnaga kaamera poolt, eks ole, see, et nüüd pannakse lainurkkaamera, see oleks ammu aeg. Ja Pixel on ju vaata kogu aeg, Google on kogu aeg ajanud seda arvutamise juttu, et meil ei ole neid erinevaid kaameraid vaja, aga mingil hetkel ma ikkagi arvan, et nad said aru, et lainurka ei ole võimalik arvutada. Tagasi, tavaliselt. Ja akumaht on ka selline 4000 on siin Samsungil või Huawei neist rääkides on ju ammu üle 4000 ja teistelgi. Ja, aga neil on ka palju suuremad ekraanid. Seda küll, suurem telefon. Et ma mõtlen, ja ekraan muide, ma unustasin öelda, on 90 hertsi. Ja tahtsingi öelda, mis ei ole ka muidugi midagi sellist, et nüüd lipuga lehvitada, et 120 võiks olla. Parem kui, mis see muidu oli, 60? 60 oli vanasti, aga 120 on juba siin OnePlussidel. Ma arvan, et 120 võib oluliselt mõjutada seda aku kestust. Väidetavalt muidugi Samsungi puhul ei ole ta pidevalt, et Samsung on intelligentne ja seal kui pilt ikka seisab, siis praktiliselt ka nii-öelda üldse ei värskendu seal midagi. Nii et ma ei taha üldse nagu viriseda, ma tahangi nagu öelda nagu seda, et tegelikult siin tehnilistesse andmetesse vist kinni ei olegi mõtet jääda. Ei ole mõtet ju tegelikult, kui sa vaatad protsessorit, seal on Snapdragoni 765, eks ole, mis on eelmise põlvkonna korralik protsessor. 765G. Okei, G, jah. G nagu gaming, 5G, ma ei tea. Ma arvan, et see on 5G vist peaks olema. Aga 5G tugi on tal ka. Ja mulle ikkagi meeldib see 151 grammi seal. Jaa, ta on suht kerge ikkagi. Et kui ma just võrdlesin, vaata nüüd tuli ju äsja tuli välja see Samsungi S20 FE Fan Edition, mis on siis S20 tagasi tõmmatud variant. Kas see on ventilaatoriga? Nagu Fan Edition. Sa peaaegu võtsid Aneks. Ma hakkasin jah, ma olin väga keskendunud oma mõtetes. Ma siiralt mõtlesin muide, et see ventilaatoriga olen. Nime kuulsin, et nagu suurem ja võimsam natuke. Nad on enam-vähem sama hinnaga muide, see hind on 600 euro ümber, mis on ikkagi väga hea hind. Ja see Samsungi S20 FE Ventilator Edition on siis sama hinnaga, aga see Samsung on selle juures 4 võrra raskem, peaaegu 190 grammi. Ja ekraan on natukene suurem, aga siiski, ma ütleks, et see on ikkagi väga suur vahe. No Pixelid on alati olnud muidugi sellised telefonid, et nendest rääkides ei saa aru, et nad on ägedad, et nad on sellise hästi, kuidas ma ütlen, minimalistliku ja toreda disaini keelega olnud. Utilitaarsed isegi ka natuke. Jah, võib-olla ma ei tea, mis see sõna nüüd iganes tähendab, aga... No sellised on igapäevased. Ja seda küll, et nad on igapäevased, aga nad ei ole ka kuidagipidi sellised odavad, nad ei ole nagu odav utilitaarsed, kui ma nad on nagu kuidagi sellised mõnusalt nagu igapäevased, et nad näevad hästi minimalistlikud ja toredad välja ja nad teevad tegelikult oma asju üldiselt ju kõik hästi, et see puhas Android ja hea kaamera soft ja et nad on väga sümpaatsed telefonid. Ja mul on kodus laua peal vedeleb selliseks aeg-ajalt mingite Google'i asjade testimiseks, on ju, kas või uued Androidid ja mis ei jõua Samsungile näiteks nii kiiresti. On Pixel 2, mis on nüüd hea mitu aastat vana telefon. Ja ma ei oska seda seletada, kui ma võtan selle kätte ja liigun seal menüüdes kuidagi ringi, siis võrreldes minu Samsungiga midagi on seal parem. Kuidagi, ma ei tea, kuidagi see asi on nagu voolavam ja kuidagi loomulikum ja parem isegi sellel vanal Pixelil, et saab näha. Et kuidagi selline Apple'i efekt Androidi maailmas on natuke. On olemas täitsa. Nii et vaatame, ühesõnaga, kui jumalad sealt Californiast annavad, siis ühel ilusal päeval siin saates ma saan rääkida nii Pixel 4A-st kui Pixel 5-st. Aga ekraan ikkagi 6 tollini, vist mainivad ikkagi suht suur ekraan. Ja mõtlen, et telefon selle juures väiksem ja kergem kui eelmine Pixel ja suurema akuga ja lisakaameraga. Sinu 4 aasta rääkides tuleb mainida, et tegelikult tuli sellele järg 4A 5G ka. 4A 5G 3B. Sest USA's 5G lihtsalt on juba ja levib ja sa saad siis LTE-st kiiremaid kiirusid, aga Eestis ei ole veel aktuaalne. Ja, aga teeme siia pausi ja siis meil on üks väike Google'i asi vist veel rääkida.
digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub ja vaatame korra veel peale ühele uuele väikesele nublakale. See on nublakas, mis käib teleka külge, kannab nime Chromecast ja Chromecast on juba tuntud nublakas ja hästi populaarne, kui ta esialgu tuli välja. Me võime registreerida nublakas. Aga ta on ju väike nublakas. Ja see oli, ma ei tea, 5, 6, 7 aastat tagasi tuli välja see nublakas esimesena ja ta andis ülimugava viisi, kuidas kanda pilt üle oma nutiseadmist telekasse. Ja nüüd on Chromecast uus versioon väljas, millel on siis paar uuendust. Ja ilmselt kõige suurem uuendus on see, et lisaks nublakale tuleb ka pult. Et sul on telekas istudes veel üks pult käes. Puldiga nublakas. Võib-olla arutaks seda, et kas see on nüüd pluss või miinus, aga pult on ja mida see tegelikult tähendab on see, et kui me Chromecasti kasutus on muidu üldjuhul selline olnud, et ma panen telefonist selle sisu mängima ja kannan üle telekasse, eks. Mis tavaliselt on YouTube või Netflix. Siis nüüd ei pea telefoni kätte võtma, telefon ei suuna seda mitte seda siis voogu telekasse, vaid pult ise. Puldi peal on Netflixi nupp. Ja vist YouTube'i nupp ka, kui ma ei eksi, eks? Jaa, 2 nuppu on seal, jah. Tegelikult seal on üks selline põhimõtteline muutus on veel all ikkagi tehtud, et vanasti oli, ütleme siiamaani need Chromecastid on olnud ju lihtsalt sellised rumalad seadmed. Näiteks kui sa telekas lülitad enda sisendi sinna Chromecasti peale, siis sa näed taustapilti lihtsalt. Jah, tühi pilt midagi tühi taustapilt on, midagi teha ei saa, midagi ei liigu, kõik käib läbi telefoni. Siis nüüd on, kuna seal on pult, siis Google on ehitanud sinna sisse operatsioonisüsteemi. Seal on täna ikkagi hakkab, mulle tundub, kujunema selline platvorm, et okei, seal on täna Netflixi äpp ja YouTube'i äpp, eks ole. Aga kui ma nüüd edasi mõtlen, miks ei võiks seal olla, ütleme, Google on juba ise öelnud tegelikult, et järgmise aasta esimeses pooles tuleb see Stadia ehk striimitava mänguteenuse äpp. Tegelikult, kui ma mõtlen oma Elisa digiboksi peale, mis mul kodus on, siis minu meelest võiks see ka äpistuda. See on põhimõtteliselt on ta ju lihtsalt üks suur äpp ja ma saaks ühe nublaka oma teleka alt vähemaks, ühe elektripesa vabaks, ühe HDMI pesa vabaks, ühe puldi vähemaks. Selle puldi peal võib-olla üks tore nupp on, kui ma üldse mõtlen, miks pult on hea, on see, et seal on sisendi valiku nupp, ehk et kui ma tahan hakata Chromecastiga möllama, siis ma saan sellest sama Chromecasti puldiga valida Chromecasti sisendi. Muidu sa peaksid tegema seda teleka puldiga või teise puldiga, et sul on nagu vaja, loomulikult, nüüd on ise küsimus on ikkagi see, et see pult selles mõttes on hea, et ma mõtlen enda kogemuse peale, mul on mingi väga, väga ajalooline Apple TV, mille pult oli vist vahepeal 5 aastat kadunud, ma leidsin selle diivanilt ülesse ja ma sain kõik need 5 aastat ilma puldita hakkama, välja arvatud mõned korrad, kui ma tõesti tahtsin, ma ei mäleta, mida seal teha, kas teda kuidagi sisse lülitada, midagi teha, et siis ma pidin lihtsalt toitejuhtme ära võtma ja tagasi panema, ja siis ma natuke vandusin, et miks tal üldse on pult, mida tegelikult vaja põhimõtteliselt ei ole, aga kui see ära kaob, siis on mingi üks funktsioon, mida on nagu vaja, et selles mõttes ma ei ole nagu väga kindel, see pult üldiselt nagu ikka on hea mõte. Aga samas, vaat, see on väga õige, et ta muutub sellest nublakast, mida ma rääkisin, lihtsalt mis on liides juhtmete ülekandmiseks, on muutumas ikkagi kasutaja liidesega täiemõõtmeliseks, siis kuidas me eesti keeles ütleme, digiboksiks. Seda küll, aga ütleme, et Apple TV ja Chromecasti võib-olla selline kasutusmustri tugevus pigem nagu ongi see, et nad ei ole nagu mingid eraldi, ma ei taha kasutada sõna junn või võib-olla jublakas või eraldi asjad, vaid nad ongi nagu selline nähtamatu ühendus sinu nagu nutimaailma. Ma vaidlen sulle vastu, et see Apple TV, mis sul on, tegelikult mul ka, see vana, on tõesti see nähtamatu ühendus, aga uus Apple TV on ikkagi ka digiboks juba, kus sul on mängud, sul on sisu, telekanalite äpid on ka seal. Eks ongi ju vanas ka oma jagu tegelikult seal neid pildikesi, kus puldiga ringi sobrad, aga eks ongi muidugi, ilmselt on tehtud mingisugused tarbija uuringuid ja arutatud koosoleku laua taga, kes seda pulti kasutab ja kes mitte ja põhiline oleks see, et nüüd ilma puldita ta ei oleks kasutamatu. Et see oleks ei, ta ei ole, kogu see vana, see ütleme telefonist video mängima panemise funktsioon, see jääb kõik alles ja. Et see pult on lihtsalt lisaviisiks seal, kui ma mõtlen näiteks selle peale, et mu lapsed tahavad näiteks midagi vaadata, eks ole, siis see pult on vaieldamatult ainult paned käima ja kohe hakkab vaatama. Kohe hakkab toimima, kohe on su YouTube seal ees. Aga seda uudist ette valmistades lugesin näppude peal huvi pärast kokku, et mitu viisi mul nüüd kodus Netflixi telekast vaatamiseks on. See on päris lõbus. Kui ma nüüd ostaksin selle uue Chromecasti, siis ma saaksin vaadata sealt puldiga. Seal nupp. Netflixi on ju, seal on Netflixi nupp peal, sest Netflix maksis Google'ile, ma arvan, ja mitte vähe. Siis ma saaksin vaadata selle sama Chromecastiga läbi oma telefoni, ilmselt Netflixi äppi kaastida, ma arvan, et nii saab. Siis mu telekas ise
televiisori sees on nutitelekas on seal puldi peal on sul ka Netflixi nupp. On ka Netflixi nupp, nii. Selge, siis Elisa digiboxis on Netflixi äpp. Ma ei tea, kas Telia omas on, ma ei ole Telia klient, kas keegi teist on? Ei oska ka. Ei ole ka, aga ma isegi ei ole avastanud Elisa muidu puldil ei ole Netflixi. Ei, see puldil ei ole jah, aga kui ma nüüd õigesti mäletan ja Google ka kinnitas, et peaks olema menüü sügavustes kusagil, siis PlayStation 4 on Netflixi võimalik vaadata ja üldiselt Nintendo Switch, mis mul on ka seal, sinna oodatakse nüüd ka ikkagi Netflixi äppi juba mõnda aega ja kui ma viitsiks jailbreakida selle, et siis juba tegelikult saaks täna, nii et lihtsalt Netflixi selline imbumisstrateegia on olnud ikka ülivõimas, sest mul on, ütleme, täna on selline 4-5 moodust samast ekraanist vaadata Netflixi sisu ja mitu neist on eraldi nuppudega, et vaata Netflixi, päris ja Chromecast on ju muidugi endiselt suhteliselt soodne ikkagi, tuleb vist mainida. Ja 50 euro juures minu meelest on ka selle uue hind ja 4K HDR-i näitab, nii et selles mõttes, mis digi, ja mulle meeldib, et ta on nähtamatu. Kui sa ta füüsiliselt ikkagi repub lihtsalt seal teleka taga, on ju. Aga olgem nüüd täpselt, kes ei ole maailmas tuttav, et ta käib HDMI porti ja ripub seal taga, aga ta vajab voolu siiski. Tal on vaja välist vooluallikat, mis siis sellest nublakast läheb eraldi USB kaudu kuskile seinapistikusse, jah. Ja mul on, ma ei tea, kuidas teil on, aga minul on igatahes teleri taga on tõsine elektripistikute kriis. Kui ma ei eksi, siis omal ajal võisid selle toitega teleka USB-st sinna panna. Aga 4K ta vajab välist toidet. Praegu vist on selle nimi Chromecast Ultra äkki, kui ma õigesti mäletan, mis suudab 4K näidata ja see juba tahab välist toidet saada. Et see tavaline Full HD ei tahtnud. Just. Aga nii on, ühesõnaga mina tahaks väga palju neid igasuguseid bokse ja asju sealt vähemaks saada. See käib niimoodi, alguses on boks, siis tuleb nublakas, siis tuleb äpp, nii et see on see evolutsioon. Ja lõpuks võiks tegelikult ju, ma arvan, et see maailma mure ongi tegelikult see, et ega need Teliad ja Elisad, ma arvan, et neil põhimõtteliselt ei oleks midagi selle vastu, ja et see nende boks oleks tarkvara kuskil platvormil. Ma arvan, et nad vähem allata riistvara. Vähem allata, vähem muresid, eks ole, et ja lõpuks see boks on ka, ma ei tea, kas see on parasjagu tulu või kuluallikas neile, ma ei mäleta, kas ma maksan selle eest iga kuu või ei maksa, aga ma ei usu, et nad hirmsasti tahaks selle boksiga, et nad ilmselt tahaks sama hinda mu käest küsida, nii et mingi boksiga jahmerdama ei pea, on ju. Aga nende probleem on tõenäoliselt see, et neid platvorme on lihtsalt arutult palju. Et nad peaksid hakkama arendama oma digiboksi softi Apple'i jaoks, LG teleka jaoks, Samsungi teleka, Sony teleka jaoks, Chromecasti jaoks. Kui nende pult oleks see väike nublakas, siis sina oleks rõõmsam tarbijana ja võib-olla kodus oleks ka ilusam. Ja muidugi tarbija poolt vaadatuna olekski ideaalne, kui see on teleka sees, sest see on soft, aga seda on nagu tootja poolt vaadates keeruline teostada lihtsalt. Jah, aga et kui Eesti suuruses et kui nüüd lõpuks ometi toimuks mingi konsolideerumine, mis muidu alati on tarbijale halb, kui paljudest valikutest saab vähe, aga antud hetkel, kui meil oleks näiteks nii nagu telefonimaailmas on, et sul on Google'i maailm ja Apple'i maailm, et kui Elisad, kõik selle maailma Elisad, eks ole, teaksid, et need platvorme on 2 või 3, kuhu nad peavad oma softi arendama ja kus seda kogu aeg siis hoida nagu kaasajastatuna, siis ma arvan, et nende jaoks võiks muutuda huvitavaks selle tegemine. Nii ütleme, vahepeal ju või eksi, või on see nüüdki, eks ole, pakkis vist Telia ju ka LG puhul oma televisiooni ilma mingi boksita. Ja kunagi nad tegid selle Samsungi telerisse, aga see projekt lõppes kähku ära. Mul on strateegia neile. Tehke valmis oma Apple TV ja Google TV, uus bränd muide, tuli Chromecastiga, nende 2 platvormi äpid ja andke tarbijale see Chromecast. Et seal sees on see võimalus ka vaadata. Ja sa ei muretse teleka tarkvara pärast, tarbija on õnneliksust, sul on väike nublakas ja see töötab. Vähemalt see on nagu üks asi, millele seal tekib puldi mure. Sa kujutad ette, et Elisa tahab hakata tarbijatele jagama pulte, kus on peal suur YouTube'i ja suur Netflixi nupp. Võtku see välja ja siis pangu sinna veel Elisa logo peale. Kleebivad üle, koleda sellise kleepekaga suurelt peale. Aga meie teeme siia pausi ja siis jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja vaatame nüüd suure ekraani poolt, teleka poolt hoopis väiksemale ekraanile, mis on meie randmel. Ja Glenn, sa oled nüüd kandnud randmel mitut kella, isegi lausa korraga, nagu ma kuulsin, et saada lihtsalt aus ülevaade 3 või 2 suurema tootja selle sügise parimatest kelladest. Loetleme need üles. Esiteks, Samsungilt on väljas Samsung Galaxy Watch 3,
just. On mul õige nimi, jah. Ja mis on selle Huawei kella nimi? Selle nimi on Watch GT2 Pro. Watch GT2 Pro. Ja mis iseenesest oli GT2 tuli aasta tagasi ja Huawei on otsustanud, et aastaga pole rohkem vaja muuta, kui panna sinna nimi Pro järgi. No ütleme, see nende toote selline formaat ja tootedisain tegelikult on ju sarnast, et nad on ümmarguse sihverplaadiga kellad, jah, kellad. Aga ümmargune see on oluline, sest et meil on siin stuudios ka kandilisi kelli. Seda küll, jah. Ei, nad on sarnased, aga nad on nagu olemuslikult, ütleme, neil on nagu üks võib-olla suur erinevus, mis vaikselt nagu jookseb siis kahelt poolt nagu keskele kokku, et kui Samsung on olnud ikkagi aegade algusest nagu sellise nagu nutikella sünonüümina liikunud sinna spordi poole, siis tegelikult Huawei on ikkagi pigem, ma ütleks, nagu alustanud võib-olla rohkem nagu spordi poolt mõnes mõttes ja nagu nüüd seda siis lükanud sinna nutikuse suunas. Et tegelikult üks on siis nagu võib-olla rohkem sportlik nutikell, nutika spordikell, aga välimuse järgi küll peab nüüd ütlema, et Huawei nagu suurim muutus võrreldes eelmise mudeliga on just välimuses, et nad on selle materjalile pannud väga palju rõhku, et nüüd on titaanist teinud korpuse ja safiirklaas ja taga mingi keraamika, mis on käe suhtes hästi ja ta näeb nagu üllatavalt selline soliidne ja niisugune hästi sile ja hästi tugev välja. Aga see, mis sa räägid, kas see Watch GT2 Pro on siis nii-öelda see premium mudel kallim? Ei, no nüüd see ongi see mudel, see on nüüd see nii-öelda uus mudel, et see ei ole nüüd suugi mingi versioon nagu vanast, vaid see ongi uus, eks ole, et just see välimuse pool on nagu saanud sellise põhilise boosti, et ja hinnas ka paraku, et kui see vana mudel vist tänase seisuga peaks olema 200 €, uus on euro alla 300, eks ole. Et sisulise poole pealt Huawei on ka natukene saanud tarkust juurde, et seal on endiselt metsikus koguses sportimisrežiimi, need peaks üle 100 olema või neid erinevaid sportimisliike, eks ole. Aga nüüd on seal siis juures veel golfimängijate rõõmuks mingisugune golfi analüsaator ja treener, kes siis vaatab, kuidas sa svingid oma käega ja näitab sulle pilte ja mäesuusatajate ja lumelaudurite jaoks on siis tekkinud spetsiaalne režiim, kus siis kõik kallakud ja kiirused ja trajektoorid kaardistatakse ja mis on selline nagu tore funktsioon veel, kui me niisugusest kas või väljas jalutamisest ja jooksmisest räägime või kas või kuskil võõras linnas ekslemisest, on see, et kell ise on ka sinu jaoks navigaator, et kui sa lähed kuskile kohta ja alustad seal oma mingit rännakut või jalutamist, siis ta selle aluskoha salvestab kella peal. Ja sul ei pea üldse mingit telefoniühendust isegi olema, et kui sa oled kusagil eemal, siis ta on võimeline sulle näitama seda teekonda, kuidas sa tulid ja kus see sinu kodu nii-öelda on, et sa ei pea selleks suugi telefoni taskust välja võtma. See digitaalne Hansu ja Greeteke, see abiline, kes läheb metsa, aga on ta puistanud maha neid kivikesi, eks ole. Aga mitte leivarasuku siis, need sõid ära linnud. Et see on nagu iseenesest päris siuke tore asi ja see toimib hästi ja muidugi endiselt on siis Huaweist juba siin jäin pikemalt rääkima muidugi aku, et aku ei ole läinud kehvemaks ja see on just tema suurim pluss on see, et kui sa tõesti neid osuteid seal kogu aeg ei hoia ekraanil, siis peab see kell vastu kuni 2 nädalat, mis on täitsa ebareaalne. Ja minu kasutusmuster oli selline, et ma panin siis mõlemad kellad omale käe peale ja ikkagi need osutid olid kogu aeg nähtaval, ma olen selline osutivaataja, mulle meeldib, kui kella peal on kogu aeg pilt. Sulle meeldib, kui sa näed, palju kell on. Just, eks ole, ja siis oli olukord selline, et siis kui Samsung sai tühjaks, mis juhtus 1,5 päevaga, siis Huawei näitas veel 78% akut. Kuidas nad teevad seda? Ma ütlen kohe esimest asja, ilma Glenni analüüsi kuulamata, ma võtan 2 kella kõrvuti ja vahetan pilti ja ütleme, Samsungil on 60 Hz. Ma ütleks vähemalt rohkem ja Huaweil on see ekraan liigub 30 Hz. Midagi sinna kanti, jah, ta on nagu natuke selline hakib, aga ta ei jää nagu kinni, aga ta ei liigu nii üli nagu ladusalt. Sealt nad säästavad kohe selgelt pool. Ja aku on ka suurem, füüsiliselt on see aku vist, kui ma eksi ka mingi üle 400 mAh, aga Samsungist rääkides, Samsung on ikkagi täisväärtuslik nutikell, ehk et Samsungil on LTE võimekus olemas, eSIM-i võimekus olemas, ta istub Wi-Fi's, kui vaja on, et ta on nagu, kõiki äppe saad sinna endiselt laadida telefonist, eks ole, et ta on nagu täis nutikust, et sportimise poole pealt, ega ta ei ole ka üldse halb, et seal on mingi 40 sportimisliiki ja ta teeb ka neid asju ju, nagu ikka tänapäeval kõik need nutikellad teevad, analüüsivad sinu und ja südametööd ja muid asju ja igasuguseid VO makse ja verehapniku sisaldusi ja kõiki neid asju ta teeb, aga ta teeb ka veel grammi võrra rohkem, et ütleme siis nagu võib-olla läheb selle Apple Watchi sellisele ka alasse, et saab EKG-d mõõta, kui sul on Samsungi telefon.
seal oli küll tõsi väikest niisugust häkkimist vaja, ma ei tea, kas see täitsa ametlikult on meie regioonis toetatud, aga igal ma sain selle käima. Et võtad Samsungi telefoni ja siis oli võimalik sinna kuidagi saada mingi imenipiga EKG mõõtmine, pead hoidma näppu ühe selle nupukese peal ka veel. Ja siis ta seal 20 sekundit tõmbab graafikut ja ütleb, kas sa pead minema kohe sinna osakonda, kus hakatakse sind elustama või mitte. Et ega ta nagu midagi väga tõsist ei tea, aga ta ütleb jah, et kas ta südametöös märkab mingeid asju ja muidugi igal sammul ta ütleb kogu aeg, et ära jumala pärast nüüd selle peale jää lootma, kui sa plaanid ära surra. Et see igal juhul me lihtsalt arvame nii. Ja ta mõõdab ka vererõhku, aga tõsi selleks, et ta vererõhku mõõdaks, on vaja kalibreerida see siis nagu meditsiinilise näit või selle mõõdikuga enne, et ta siis nagu tõmbaks paralleeli, et kuidas see on. Ja täitsa töötab ja siis ta teeb ka seda, mida vist üksi teine Android kell ei tee, parandage mind, kui ma eksin, et kui sa kukud, siis ta peaks just helistama siis sinu vanaemale või võib-olla hoopis kellelegi nooremale, et sinuga juhtus midagi halvasti. Ma proovisin ka kukkuda, aga ma pean tunnistama, et ta ei helistanud. Sa ei kukkunud pisalt kõvasti? Ma ei tea. Vähe elegantne kukkumine oli. Et igal juhul ma aktiveerisin selle ja nüüd lootsin, et ta helistab, aga ta ei helistanud. Võib-olla siis ta sai aru, et olen simulant. See ei ole õige kukkuja. Et see võimekus on olemas, aga see kõige nagu, kuidas ma ütlen, et kõiki neid toredaid omadusi minu arust tõmbab nii palju maha, nii paksu joonega tõmbab maha see aku vastupidavus. Et see on nagu elektriauto umbes, nagu esimesed elektriautod, et mul on jube äge sõita, aga ma saan jube vähe sõita. Kuule, sa ise oled selle elektriautoga sõitja, et ma toon selle paralleeli, et tegelikult selle kasutaja profiili nagu küsimus, kas sa oled nõus iga kord, kui sa ära pargid auto, paneme juhtme järgi, kui oled õhtul koju, paned selle laadima. Ei, no, aga vaata keeruline ongi, et kella käe pealt äravõtmine on jäätis kui nikerdamine, et okei, võib-olla inimesed käivad mõnikord ennast pesemas ja tahavad kella ära võtta, et võiks ju mõelda, et siis paned kella laadima kord nädalas. Siis sobib see Huawei kell väga hästi, sest kord nädalas lähebki selle kasutusmustriga hästi kokku. Aga kui sa käid tihemini pesemas ja mõtled, et sa paned Samsungi laadima tihemini. Me leidsime selle kasutuse. Kord nädalas saunas, siis Huawei kell iga päev pesed ennast. Aga probleem on see, et Samsungi kella puhul pead sa pesema ennast suhteliselt kaua. Sest et kui ta saab sul 1,5 päevaga tühjaks ja sa käid iga 1,5 päeva järgi pesemas, siis kell laeb sealt 2,5 tundi. Nii et sa pead kaua pesema. Või siis iga päev sellise korraliku sauna. Iga päev käid 1,5 tundi saunas. See on tervislik. Siis on väga tervislik. Ja kui sa paned ju ööseks kella laadima, siis kell jälle ei näita sinu unerütme, nii et öö ka nagu hästi ei tule kõne alla. Aga ma tahan öelda seda, et mis minu analüüsijal, kes selle Samsungi kellal on ainulaadne eelis Eestis ostes, on see LTE tugi. Ja no eSIM-i võimalik. eSIM on ju ja sa saad striimida Spotify'st muusikat. Ja muide saad ka selle muusika lausa tõmmata ka siin offline'i, kui sul mingil põhjusel seda LTE-d võib-olla ei ole või sa võtad versiooni, kus seda ei ole. See on just selle LTE tugi, et sa ei pea tõmbama, sa saad kuulata. Huawei'l seda ei ole, Apple Watch Eestis ei tööta selle eSIM-iga, nii et see on ja muidugi Samsungi kella kasutusmugavuse poole pealt on tore, et tal on nüüd tagasi tulnud see keeratav rõngake seal ekraani ümber. Aga nii see aku teil ju kulub, sõbrad. Muidu striimid jälle 4G, jälle striimid Spotify, nii ta läheb. Aga see ongi, selles mõttes sa ütled, Glenn, õigesti, et ta on täisväärtusel nutikella, sa saad kõike teha absoluutselt selle hinnaga, et siis sa laetad. Ta saab tühjaks, aga isegi kui sa nagu väga pingutad, et ta ei saaks tühjaks, siis sa väga palju võib-olla isegi enam teha ei saa, aga ta saab ikka tühjaks, nad ütlevad seal kuni 3 päevaga, et kui sa nagu tõesti midagi ei tee. Et mina lihtsalt käisin natukene nii-öelda kuvitasin looduses ringi ja natuke ikka tegutsesin selle kellaga, sellepärast sain nii ruttu tühjaks, aga kui ma oleks seal veel rohkem striiminud ja möllanud, ma ei tea. Kui sa teda kasutad, saab tühjaks, kui ei kasuta, saab ka tühjaks, aga mitte päris nii kiiresti. Nii et, aga hinnavahe on ka ikkagi märkimisväärne, et Samsungi LTE versioon, see suurem maksab siin pealt 500 €, eks ole. Kallis, ja Huawei on siis ikkagi euro alla 300. Nii et kui sa oled nagu rohkem spordiinimene või mis spordiinimene, kui sa oled võib-olla tavalisem inimene ja ei taha kogu aeg striimida ja möllata, et tegelikult endiselt on Huawei'l nagu see eelis just aku poole pealt. Ja Huawei kellaga saab ka rääkida endiselt, nagu sai ka eelmisega, mis on minu jaoks väga, väga kõva argument. Ärme rohkem räägi. Me peame siia tegema pausi, aga siis me võime kella juttu jätkata. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja me korraks räägime kelladest, sest meil on siin nüüd ka mitte ümmarguse sihverplaadiga kandilised kellad. Mis on vist sinu nii-öelda siis minu leib. Mind ikka aastades, ma olen ka neid nutikellasid pidanud ja alati on lõppenud see seal, millest me just jutti ja pooleli, et mingil hetkel saab ta tühjaks või ma panen ta laadima 2 varianti ja siis ma unustan.
no aga mida, vaata, ma olengi vaadanud, mida harvem see välp on, et kui see on sul paar päeva, siis on halvasti. Ja ongi, aga nüüd mul on see Fitbit, mis peab nädal aega ja selle aja ma leian. No vat, ja selle Huaweiga mõtleks sama asja, et kui nädal on niisugune kriitiline piir. Et iga päev laadida, mina ei viitsi, aga Hans läks, ma vaatan, kui mina saadan oma raha Google'ile, Hans saatis oma raha Apple'ile, aga sai ka toote vastu erinevalt minust. Väike vahe on sees. Sa oled ikkagi otsustanud osta kella, mida peab iga päev laadima. Kuidas siis on Apple versus hiinlased, mõlemad on kandilised kellad? Mõlemad kandilised, erinevad kellad on, aga ma räägin kõigepealt siis, see on uus Huawei Fit, selline kandilis, mida paar saadet tagasi Henrik vaatas, et mul on Apple Watch käe peal. Ta näeb tõesti välja nagu Apple'i kell, aga ta on väga... Kumb sul praegu käe peal on? Meetri kauguselt on ostades väga raske vahet teha. Võib-olla see ongi selle Huawei soov. Me saime muide just saate ajal pressi teate, et mingisugused Garmini uued nutikellad on väljas, mis pilti järgi nägid välja täpselt samasugused. Ma näen siin trendi. Aga see Huawei Fit on poodides müügil uus kell, et minu arust ta sobib hästi nendele, kes teeb esimesi samme selles nutikellades ja ei taha investeerida rohkem kui 130 €, suhteliselt soodne hind. Ja mida sellest saab sellise kella, mille aku kestab rohkem kui paar päeva, aga mitte päris nädalat. No, mina kasutasin ta niimoodi, et ma käisin ikkagi temaga jooksmas, GPS toimis ja see on hea selline baas, kus natuke hakkad mõõtma, kuidas sa siis ennast liigutad. Et tegelikult alustajale, võib ka lapsele, noorele, selline hea alguse kell ei ole ju nii kallis ja teeb neid lihtsaid asju hästi. Mis tal ei toiminud hästi, et ta on ikkagi natukene bugine, mingi GPS ei toiminud, ei saa signaali, treening ei alanud, et kui sa võtad asja tõsiselt, siis sa ei saa tema peale alati loota 100%, et see nagu võttis halva maigu suhu ja ei saa üle ka ümber sellest, et ainukene viis selle kella neid siis andmeid, mida näiteks kõndides või joostes kogud vaadata, on läbi Huawei äpi ja ma pean laadima Huawei serverisse. Ehk siis, kui tunnete, et see teile ei istu, siis nagu need andmed sealt kätte ei saa. Aga see serveri pool on ilmselt tegelikult kõikide kellade, või ütleme, see keskkond on tavaliselt kõikidel üsna tootjapoolne, et Samsungil on tegelikult Samsungi Tervis või Health, eks ole, Huawei'l on ka sedasama Tervis, siis on ju Google'il olemas see Fit ja mis iganes keskkonnad Apple'il ju tegelikult samamoodi. Apple sa ei lae kuskile veel serverisse, sul on lokaalses seadmes vähemalt ja kui see kaob, siis kaob. No kuidagi, kui sul on ikkagi oma konto, siis ta käib sealt läbi. Et need andmed ju ikkagi analüüsitakse, sa vaatad erinevatest seadmetest seda. See ei ole päris niimoodi, et sa tõmbad oma une aruande kuskile oma telefoni ja kui sa lähed nüüd iPadist vaatama, siis sa seda ei näe. Sa peaks nägema seda. Väga hea argument, see võib olla tõesti küll, peab need läbi vaatama. Aga ühesõnaga, selline väike, lihtne, mõnus ja kerge ja selle, et ta on kerge, selle kõrval ikkagi peab aku ikkagi mitu päeva vastu, et see on selline tore alustajate kell. Ja, aga selle kellaga ei saa nüüd erinevad suuremast rääkida, ei saa. Et tal seda nuti poolt nagu vist väga teavituseda näitab, aga ega ta, see ongi, sinna see jääb. Aga millest me pidime veel rääkima, on siis Apple'i kell uus, mis tegelikult Apple Watch 6 ei erine peaaegu üldse mitte eelmisest ja mina seda vaatasingi, et milline siis on uus Apple Watch 6. Ma räägin kuidagi, kuidas oli. Hans oli teel poe poole, kaupluse poole, raha oli taskus, niimoodi krõbisesid kogutud, sealt põrsast välja võetud. Ta läks ostma seda, mis see Apple Watch 6, uut kella, läheb ostab uue kella ja teel, inimestel on halvad harjumused scrollida telefonid, et kui fooris on punane tuli või Teel võttis ta oma telefoni lahti ja luges sealt uue iPhone või selle Apple Watch 6 arvustust, mida ta parasjagu ostma läks ja ta otsustas selle hetkel ringi, et ta ei osta seda. Nii on, et need, kes on saab pikemalt kasutada, siis USA-s on see väljas olnud tükkimat aega, et siis reaaleluline kasutus näitab, et need asjad, mis siin uues kellas on, ehk siis verehapniku sisalduse andur. Millest sa oled palavalt tundnud puudust kõik oma ligi rohkem kui 30 aastat, eks ole, mis sa oled ei toimi hästi. Et kui sa kannad vähegi normaalselt seda kella ümber oma käe, mitte siis tõmmatad päris pingule, siis ta annab vale näite ja ütleb sulle tihti, et mine nüüd ruttu arsti juurde, kuigi tegelikult see spetsiaalse meditsiinilise seadmega mõõtes kõik on hästi. No ma ütleks, et selle kool Samsung ja Huawei küll mind arsti juurde ei tahanud saata ja toimisid väga hästi. No võt. Ja mina sain aru, et see on siis inglise keeles gimmick. Ja tulin poest välja ja 100 € jäi alles umbes taskusse, sest et see 5 eelmise seeria kell on tegelikult ju väga-väga sarnane. Aga Apple Watchi pead ju ikkagi laadima vist mingi paari päeva tagant vähemalt. Seda küll, jah. See oleks koht, kus ikkagi saaks arendada. Ta on sama nagu selle Samsungi mõte, et ta ei ole ju tegelikult ainult spordikell, et seal on nagu 100 miljon lisafunktsiooni ja sa saad kõike teha ja eelkõige optimeeritud kasutaja kogemus oleks hästi sujuv, ilus, kena, mitte et ta kestaks aku. See on teine tooteprofiil.
no vot, nii et aga oled sa nüüd siis ära harjunud sellega, et sa on sul mingi selline rütm tekkinud, et lähed õhtul magama, siis paned, sa ei saa magama, sa saad kandma, kunas sa laed teda? Paljud ei muidugi magades ei kanna kella. No aga kuidas sa siis seda und dokumenteerid, kuidas sa hakkama no vot, jah, ma olengi mõelnud, kuidas ma hommikul üles ärkan ja vaatan oma unerütme, et see on raske, on ju. Aga mina laen seda hommikuti, aga noh, ütleme, et ma olen valmis ka ilma selle uneandmeteta elama. Mida kõike inimesed teevad, et viimane aeg oleks, et tootjad tuleks välja ideega selline induktsioonlaadimisega saun või dušikabiin, kus sa lähed sisse, võtad kaasa oma veekindla telefoni ja paned kella käed ära. See võiks üldse võtta kõik asjad, mis sul laadimist ja sa saad täis. et see oleks nagu ideaalne. Sa ei pea kogu aeg nüüd ära rookima oma taskust ja küljest, et hüppad sinna mauhti sisse. Aga meil on üks kuulaja, kellel on mure, kas me aitame teda? Meil ei ole aega kahjuks. Vabandust kuulaja, meil pole aega teie. Me aitame kuulajat järgmises saates. See kella ütleks nii pikaks. Ma ikka tegelikult ise siin kuulasin teie kella juttu ja mõtlesin, et kas nendel, et mulle tundub, et ikkagi, et mingisugune nagu mingi piir on ees. Või nagu Ants ütleb, et Apple pongestas, eks ole, et panna seda pagana vereapniku sisalduse monitori, kui palju seda nagu reaalselt nagu ikkagi vaja on inimeste, on ju, ja B, ta ei tööta hästi. Kui Glenni omadel nagu töötab ja sa pead teda nagu laadima, et neil on nagu mingi plokk on nüüd ees, et nad on jõudnud mingi maani, et nad saavad suur andmelt teatud asjad välja lugeda, eks ole, sinu tervise kohta. Aga nüüd edasi, kui me tahaksime olla kasulikud, et siis see on nüüd astme suurusjärgu võrra raskem küsimus. Et kas või see sama vererõhk on ju, või ma ei tea, veresuhkur, mida on üritatud, eks ole, aastaid teha. Toitumine, veresuhkur, see on järgmine $1 äri, aga kuidas seda edukalt teha? Et lihtsalt mulle tundub, et sealt randme pealt ikkagi nüüd, kui just mingid, selleks peab olema meditsiiniline läbimurre, me ei räägi täna eriti enam tehnilisest. Kiip naha alla. Midagi sellist. Ja eksin, teine pool on ka see, et see kasutaja või kellakandja peab just nagu tahtma seda, et see sihtgrupp peab olema ka olemas. Ma arvan, et miljardid inimesed tahavad, kui neile õiget reklaami näidata. Tahad kogu aeg oma mingid rasva ja protsente ja ja kõik, ma ei tea. Isegi nõus sellest peale maksma. See oleks kõik väga hea, aga lihtsalt, et selle, kuidas selleni jõuda, et siis on ikka Apple chip on nagu tõenäoliselt järgmine toode, eks ole, mida me peame ootama. Selle koha pealt ikkagi võiks järgmine toode olla nutipott tegelikult. Et kui sa lähed hommikul käid ära, siis sa saad kohe teada. Sa pead seda kaasas kandma siis iga kord. Ei, ütleme kas või kodustes oludes, et siis sa näed kohe. Need on muide olemas vist. No vat, et siis sa saad oma hommikusöögi ratsiooni paika panna. Apple toilet. Aga kuna meie jutt on juba ebaproduktiivne, siis me lõpetame meie saate ära. Aitäh kõigile, kes kuulasid ja kohtume nädala aja pärast ja kuulaja. Sa saad siis vastuse loodetavasti oma küsimusele nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.